Oota, sa pidid mulle selle lingi saatma. ma ei saada, ma ütlen. Sona ja tegu.ee või siis sona ja tegu.ee. Okei, kus need on? Programmide kandidaadid see või? Selle allpool oli mingisugune kõik. Jah. Erakondade üldprogrammid. Reformi pole või? Kes Reformil ei ole üldprogrammi äkki niimoodi? Äkki neil on ainult Alutaguse vallas ainult. Mujal ei ole. Okei. Whatever, mul on kõik muud ka lahti niikuinii. Whatever. Ma ei pea pingutama selle. Ei noh. Okei. Oota, ma pean lindistama ka. Nii. Laksed on koos. Great. It really helps me. Very necessary. I can kind of see where the big spikes are so that I can line it up faster. Like a couple of seconds faster. Okay. Good. Tere tulemast Ebaõnne 13 tänavale. Tere tulemast 13. Tänavale nimega Ebaõnne. Ebaõnne. Demokraatia. Demokraatia. On see kasulik? Ei. On see vajalik? On see üldse see, mille peal meie riik seisab? Kes selle leiutas? Miks meil seda vaja on? Ja kuhu edasi demokraatiaga? Need on kõik küsimused, millele meie vastust ei tea. Aga mida me oskame öelda on, kelle poolt selle aastasel kohalikel omavalitsustel hääletada. Kuidas leida oma lemmikkandidaadid, kuidas tuvastada, kas nad üldse teavad, millest nad räägivad ja kuidas teha just see otsus, mis sinule sobib. Minu nimi on Max Sommer, olen teie jätkusuutlik saatejuht ja mul on külas kuidas ma ütlen, enese algatatud valimisnõukoja esiliige Mart Matteus Kampus. Tere tulemast ka minu poolt Ebaõnne tänavale ja Ebaõnne valimisstuudiosse. Milline põnev aeg meil kõigil on, et vaadata, mida on siis seekordses valimistel teinud erinevad erakonnad, mis lubadusi nad on andnud ja kuidas ja miks on neil üldse plaanid Eestiga ja Eestis. Kõik teavad, et meil on erinevad erakonnad, nad soovivad erinevaid asju ja meie töö ja minu töö olles siis niisugune nõunik, poliitiline nõunik, selles mõttes, et oleme erapooletud, aga poliitika üleüldiselt, et mina olen siin selleks, et lihtsalt anda nõu ja seletada lahti kõik need erinevad programmid ja lubadused ja et me ja võib-olla vahel läheb natukene kisub, eks ju, võitluse poole ja võib-olla Maxil on teistsugused arvamust kui minul, aga see on kõik demokraatia, eks ju. See on nüüd demokraatia ja enne kui me alustame, ma tahaksin lihtsalt mainida, et see ei ole poliitiline osa. See on täiesti apoliitiline. Me lihtsalt anname soovitusi, praktilisi soovitusi, kuidas valida ja kelle poolt hääletada ja milliste seisukohtadega ennast ühendada, aga me ei avalda poliitilisi arvamusi. Ja, see ei ole poliitiline asi, me lihtsalt räägime erinevatest erakonnadest, mida nad teevad ja mis me arvame nendest tegudest, aga me ei taha anda poliitilist, me ei taha, et see oleks niisugune poliitiline mekk küljes. Et me oleme lihtsalt mehed saunas ja naised on ka seal. Naised on ka, mehed ja naised saunas tegelikult on uus aasta tekkinud 2021 ja asjad on muutunud see aasta, et naised saavad ka tegelikult sauna minna nüüd. Saavad, see oli üks eelmise kui nad tahavad. See oli üks eelmiste aastate valimislubadusi oli, et naised ka sauna.
ja tore, et mõni erakond suutis vähemalt kinni pidada. Ja see on ka nagu üks aspekt, millest me tahame rääkida, kui tõenäoline üldse on, et siis lubadustest kinni peetakse ja kas nad üldse on väärt midagi. Ja Mart, kuna sa oled selline hakkaja valija, siis kas sa võib-olla räägiksid meile lihtsalt oma sellise valimisajaloo hästi kiiresti? Okay. Mida sa nagu üldiselt, kuidas sa üldiselt nagu üldse suhtud sellesse kõigesse ja kuidas sa lähened sellele? Jah, see kõik algas minu jaoks ikkagi Kremlinis, kus siis oli see suur hääletus, et kas lasta Eestil välja astuda Nõukogude Liidust seal Duumas. Ja siis seal oli siis esimene suur hääl minu jaoks, kus ma hääletasin vastu. Erinevatel põhjustel tagantjärgi ma olen endiselt seda nõu. Yeah. Ma olen endiselt seda meelt, et see huvitav projekt oleks võinud kestma jääda. Ja lihtsalt mul oli hea elu tol ajal. Yeah. No te lihtsalt ei jõudnud nagu nende nagu reaalsete tulemusteni, mida selle eksperimendiga tahtsite, et ükski teadlane ei taha nagu eksperimenti pooleli jätta lihtsalt. Nii et. Ja tegelikult see oli esimene kohalik omavalitsus minu jaoks, oli ikkagi see oli hästi suur kohalik omavalitsus ja võttis palju erinevaid maid ja riike enda alla, aga see oli nagu minu esimene kogemus. Peale seda pean tunnistama, oli selline rahulik periood minu elus, kus ma siis ei hääletanud kuni aastani 2019, kus ma üritasin hääletada. Ja tegelikult tol hetkel ma sain väga kiiresti aru, olles siis seal Ühisgümnaasiumi raamatukogus ja nõudes näha valijakaste, et tollel aastal valimisi ei ole. Ja tegelikult ma jätsin oma hääle sinna, ütlesin, et pange siis, mis iganes aastal siis see on, pange see siis, tehke siis ära. Yeah. Loodetavasti see läks õigesse kohta. Loodetavasti läks, üldiselt need valimisjaoskonna need abikäed on sellised tublid ja hakkajad, nii et küllap nad aru said. Küllap nad tundsid su käekirja ära ja panid selle õigesse kohta. Pean täpsustama, aasta oli 2018 ja ma saingi aru, et 2019 oli see, ma olin ühega mööda, ma valisin ühega mööda. Ja mina arvan, tead küll, minu kell on selline, mis on väga raskesti loetav, et ma vahel aastatega parengi. See on nii tüütu, kui sa lähed valima ja sa paned vale aasta ja see on nii tüütu, see juhtub nii tihti tegelikult kõigi meiega. No ma mõtlen ka, et nagu see on tegelikult näide lihtsalt tavalisest Eesti inimesest, et sa alustad Nõukogude Liidus Duumas ja siis tuled Eestisse ja on see uus riik ja uus maa ja üritad siin asju teha ja võib-olla ei olegi nii lihtne kõike teha. E-valimised ka on meil aga kuidas sinul see kuidas sinu häälega on ajalugu olnud ja? Jah, mina pikka aega, mina kahjuks Duumas ei olnud sel ajal, kui sina valisid, ma olin selline. Mõtle, kui oleks olnud, meil oleks olnud nii palju rääkida olnud asjadest ja mitte poliitikast, aga nagu lihtsalt niisama hobidest ja värki. Aga mina tegelikult alustasin hääletamisega siis, kui oli aasta vist 2012, kui eurovaluuta meile tuli ja see oli minu esimene hääl, mille mina siis andsin. See nagu otseselt valimist ei olnud sel aastal samamoodi, aga ma siiski nagu ütlesin, et me ei saa anda ära. Ma ei saa anda ära oma raha teile. Nagu, ma ei saanud üldse aru, miks Eesti riik oli Eesti rahvas oli nii aldis kõik oma kroonid lihtsalt ära andma. Ja siis hakata nagu nullist nagu juurde teenima eurosid. Lihtsalt täpsustada. Finantsiliselt ma ei saanud aru sellest lihtsalt. Sa ütlesid seda, et sina arvad, et ei peaks ära andma, sa ütlesid seda enda elutoas lihtsalt. Jaa, mul oli aken lahti, nii et ma arvan, et keegi kuulis, aga minu hääl, ütleme nii, siis minu hääl sündis seal. Ja siis ma hakkasin uurima, et nagu miks keegi mind kuulda ei võtnud, siis ma sain aru, et oota, sa pead nagu minema valima. Sa pead nagu minema kohta ja kirjutama selle nagu mingi paberilehe peale. Ja siis ma järgmised 10 aastat ma lihtsalt ei hääletanud, sest see on lihtsalt nagu liiga palju tööd. See on absurd. See on lihtsalt täiesti, mul ei ole aega, ma olen ärimees, mul on vaja äri teha. Kus ma võtan selle aja, las need noored lähevad valima või midagi.
jah, selles mõttes, et ma olen nõus, ma olen ka ärimees, mul on ärimehe asju vaja teha ja kellel on tegelikult aega selleks, noh, võib-olla vaestel või ma ei tea, või nagu selles mõttes, kes see saab üldse minna valima, võib-olla mingi noor vaene inimene on see nagu. Inimesed, kellel on lihtsalt tavaline töö, et 12 tundi päevas, 6 päeva nädalas, no neil on aega. Ja neil on aega. Me oleme ärimehed ja meil on ärimehe asju vaja teha. Me ei saa võtta sekundikski silmi pealt nendel turuhindadel ja aktsiabörsil ja valuutal, on ju. See on tehtav. Ja loomulikult me oleme politoloogid, siis me oleme need eksperdid täna ja võtame nagu üksipulgi lahti kõik need lubadused ja proovime jääda erapooletuks, jääda apoliitiliseks seda kõike tehes. Kas Max, sa soovid alustada või peaksin mina alustada? Ma võtan ühe, siis esimese erakonna, see on siis kuulus Orava erakond, nagu me neil on mingisugune muu ametlik nimi, aga mulle lihtsalt meeldib öelda Oravakond. See kutsud neid oravakesteks. Ja neil on selline huvitav idee. Neil on siin, ma vaatan nende valimisprogrammi, on ju, ja siis esimene asi, me ütled, et meie lugu on ühendatud Tallinn. Mis on selline huvitav punkt, sellepärast, et Tallinn on viimastel aastatel nagu niimoodi laiali hargunud vaikselt. Et need geograafilised muutused, mis toimuvad, et mäletame, kui Kristiine ja Mustamäe ja Põhja-Tallinn oli kõik nagu ühes koos, et seal on sellised nagu piirjooned tehtud vahele, nagu justkui nagu sellised sõjatandriliinid on joonistatud nagu nende linnaelanike vahel. Lõhestatud rahvas. Otses mõttes nad juba nagu, nad kaevavad juba nagu kraavi linna piiride nagu kohal, et nagu teha väga selgeks, et nagu kus on, et kes on kelle pool. Ja kus on kodukoht. Kus on kodukoht ja Reform siis ütleb, et me ei taha seda. Me peame olema koos. Me peame olema ühendatud. Lõpetage kaevamine. Mida sina arvad sellest? Ma arvan, et on üks asi, mis nagu tulebki võtta ära reform või nagu, mis jääb meelde Reformierakonna valimislubadustest, on see lõpeta kaevamine slogan, millega nad on nagu välja tulnud praegu. Üleüldiselt ma olen nõus, ma arvan, nii energeetilisest mõttes kui ka rohepöördest kaevandus on halb. Ja need mustad kivid, mida maalt siis välja tuuaks, on kindlasti väga toredad ja tore kingitus su partnerile, elukaaslasele, saab ümber kaela selle panna või mis iganes ta soovib teha sellega, aga kas see on ka kõige rohelisem asi, kas see on kõige jätkusuutlikum asi? Ja ma arvan, et Reform on väga õigesti välja tulnud ja öelnud, et lõpetame kaevandamise ära. Üleüldiselt igal pool, kõik kaevandamised. Et see on ekstreemne, aga hei, me elame ekstreemses maailmas ja meil on, eks ju, ekstreemsemad erakonnad ja nendega peab võistlema. Ja ma saan täiesti aru. Mina nagu ühest küljest nõustun sinuga, aga teisest küljest jälle niimoodi apoliitiliselt ma nagu ei nõustu. Et minu arust on siiski väga tähtis, et ka mitte ainult inimestel, vaid ka kõikidel tööriistadel oleks nagu tööd. Sest mõtle, mis saab 10 aasta pärast, kui me nüüd lõpetame kõik kaevamise ära ja oma kühvlid üldse ei kasuta. Et need kühvlid lähevad raisku. Ja siis, kui on vaja, siis sel hetkel midagi on ju uut, et keegi leiab mingi mineraali kuskilt kalaranna alt kuskilt, siis on nagu, aga meil pole kühvleid ja nüüd me peame tegema jälle 4 aastat igasugust bürokraatiat, et uusi labideid ja kühvleid saada. Et nagu selles mõttes on see nagu õige Reformile, aga tuleks nagu pikas perspektiivis mõelda minu arust. Jah, ma olen nõus sinuga. Ma ütlen kohe, minu häält nad ei saa. Minu jaoks Reform lihtsalt keskendub liialt palju tavainimesele. Lihtsalt tava töötajale, kes on selline, natuke võib-olla alla keskmise teenib ja kes elab sellist väga lihtsat elu ja see tundub olevat nagu Reformi valija. Taksojuht, farmitöötaja, ehitaja, poemüüja, et see on nagu rohkem siukene, ettevõtjad. Isehakkajad. Ja see tundub olevat rohkem nagu nende siukene asi, et see ei ole otseselt mina ja üldse vaadates edasi nende lubadusi, et nad ütlevad, ühendatud linn on ju, et loodusega ühendatud linn,
15 minutiga ühendatud linn, no sellest ma ei saa üldse aru, kuidas sa nagu 15 minti sa ei jõua nagu kuskile Tallinnas ja see on see aeg, mis sul, sa seisad ainult Niine tänaval 15 minutit ummikus nagu, et ma ei saa üldse aru, mida nad sellega mõtlevad, ausalt öeldes. Võib-olla neil on mingi siuke kahurisüsteem välja mõeldud, mis siis nagu viskaks inimesi. Võib-olla ja võib-olla lihtsalt nagu, mõtled, et õmblevad kokku. Nagu nõelaga, aga... Jah, võib ka seda olla. Ma ei saa aru, miks need siis, kui neil on see plaan, miks neil ütled kahur iga nurga peale. See oleks palju selgem ja arusaadavam, et milleks nagu nüüd ümbert nurga kuidagi rääkida. Ma ei saa sellest aru täpselt. Ja see on ka, noh, need ütlevadki, et perede pealinn, mis on nagu, see on kogu perele siuke lõbus atraktsioon on ju, sa lähed, kuidas sa saad oma väikse Karoliinakese hommikul kooli on ja sa ütled, kuule, hüppa kahurisse ja vaata kui lõbus. Kütame su otse Marju emakeele tundi. Liikudes edasi, Eesti 200 on üks niisugune uus tulija ja nemad üritavad ka nagu ikka olla pildis ja kindlasti korjavad kindlasti palju hääli see valimised ja neil on nagu siuksed 6 käsku, mida nad siis, nad on vähem lubadused, nad on rohkem nagu nad ütlevad, et sina pead neid asju tegema ja kui ei tee, siis on nagu vihjatud on see, et ilmselt midagi halba juhtub. See on umbes, kui sa oled kunagi näiteks olnud poeomanik ja sulle astub sisse 2 pikka meest ja ütlevad, hei, lahe pood on. Küll oleks kahju, kui nagu maha põleks. Ja see on umbes sarnane selline lihtsalt, hei, me oleme sõbrad ja me muretseme sinu pärast. Nii et Eesti 200 ütleb, esimene käsk on see, et tööta või ole ettevõtja. Nii et nad annavad sulle, tegelikult nad on valiku ja see on hea psühholoogiline trikk, nad annavad sulle valiku. Mis tähendab seda, et sa mõtled vähem selle peale, et nagu, kas mul teisi valikud ei ole? Ei, sul on 2 valikut. Vali nende 2 asja seast. M-kom, kas sa töötad või sa oled ettevõtja. Number 2 käsk neil on ela loodusega tasakaalus. Sa lihtsalt pead seda tegema. Jälle, kui seda ei juhtu, siis nad teavad, kus lapsed on. Number 3, ela tervislikult ja turvaliselt. Turvalisus on jälle siuke asi, mida nemad nagu pakuvad sulle. Ela tervislikult või sul ei ole enam turvalisust, mis nad ütlevad sellega. Ja, see on põhimõtteliselt valik jälle. 4 on siuke huvitav, mis sellised loopere. Mis jälle kas seal on kirjas, mis seal on kirjas nagu loopere ... või muidu? Seda on jah vihjatud, see on kirjutatud selles valges fondis, nii et sa pead selle nagu teksti aktiivseks tegema, siis sa näed, et sinna kirjutatud või muidu. Et nojah, ja nad ütlevad spetsiifiliselt, et nagu ükstapuha kus, et loo pere seal, kus sina soovid. Mis on jälle tore, et nad vähemalt annavad selle nagu vabaduse. See on väga progressiivne selles mõttes, et seda võid nagu isegi ükskõik mis riiki minna ja lihtsalt. Jah, ma arvasin sisse kuskile ütled. Ma arvasin sisse ütlen, mul on ich brauche ein perekond. Number 5 on neil liigu ja ole ühendatud transpordivõrku. Jälle see ühendus. Ja seal on neil isegi pilt kõrval, siis kuidas see vist peab välja nägema, milleks on siis siukene väikene kaabel, mis läheb nagu põlve sealt õndla alt läheb sealt sisse ja siis sa oled nagu kogu aeg ühendatud ja oled ühendatud. Raisk, ütlevad nad selle lõpp, seda ei ole kirjas otseselt. Ja. See on siis, kui sa night mode'i peale paned, sa näed seda väikest teksti. Ja number 6 on siis osale kogukonna elus. Jällegi lihtsalt, et pead tegema nii. Aga siis sa saad, kui sa oled selle trammiga ühendatud, ega siis sa saadki ju osaleda, sest kõik tulevad, astuvad sulle sisse ja tõsi. Tere öelda ja neid juhtida, saad viia neid, kuhu sina tahad tegelikult, kui mitte kuhu nagu reisid ise tahavad, on ju. Võtta nagu aktiivne osa igapäevaelus. No ma mõtlengi, et tegelikult, kui sa teed kõik need käsud ära, siis põhimõtteliselt sul ei olegi valikut välja jätud see, et sa osaled selles kõiges, mis sa oled nüüd teinud. Kui sa oled ettevõtja, sa valisid selle, on ju, siis sa oled loodusega tasakaalus, sa oled turvaliselt kuskil, sa oled loonud pere ja siis sa oled ka ühendatud transpordivõrku, siis sa oledki suhteliselt nagu väga sügavalt selles kogukonnas sees, õnneks või kahjuks. Nii et jah, väga huvitav nagu viis, kuidas läheneda valimistel on see, et sa lihtsalt ütled inimestele, et nüüd teete nii, kui mina saan valitud. See on selline agressiivne kampaania, aga samas nagu, eks ta on kindlasti tõhus, sest et inimesed kardavad. See on tõsi jah, et on vaja sükest suunda inimestel, see ei ole küll nagu päris minu erakond võib-olla, aga
jah, ma ka ei ütleks, et mina tingimata hääletan nende poolt, aga samas mulle meeldib see idee, et mul on selline suur, tugev, karm käsi, mis mind lihtsalt lükkab õiges suunas. Jah, see on üks valik, kui tuleb sul valimisaeg, eks, mis on varsti kohe on tulemas, et siis see on üks valik, mida sa võib-olla teed, hea kuulaja. Aga kas meil on veel erakondi? Meil on paar tükki veel minu arust ja räägime natukene erakonnast, mille nimi on Isamaa ja nemad on siis... Kas ei ole öeldud Isam? See oli vist nende algne nimi ja minu arust see oli sama nagu, kui Res Publica Liit oli, siis nad läksid kokku selle Vox Populiga või mis neil oli. See teine oli ja minu arust sama oli Isam ja A olid 2 eraldi erakonda, asjad läksid kokku. Juhuslikult lihtsalt märkasid, et kui sa paned need tähekombinatsioonid kokku, nad saavad päris hea nagu sellise korraliku nime, mis nagu sobib. Ma mäletan, ma olin seal olemas, kui nad rääkisid sellest ja kui nad nagu see oli väga ilus moment jälle, ma olin lihtsalt vaatleja sealt saadetud, aga ilus moment, kus nad olid järsku nagu wow. See on ju way varem, kui meil on nagu sõna, mis tähendab midagi. Ja see on ka selline nagu Isamaa selline nagu üleüldine arusaamine valimist või üleüldine vibe on see, et nagu neil läheb nagu natuke aega asjast aru saada, kui nad aru saavad, siis oi kui lõbus ja oi kui tark see on. Nii et kui sa oled selline investori-laadne valija, et sulle meeldib nagu niimoodi pikas perspektiivis valida, siis võib-olla kui sa see aasta annad hääle Isamaalt, võib-olla 20 aasta pärast sa saad sealt päris palju kasumit. Ja et kui sa oled seda investeering. See on investeering, täpselt. Kui sa oled seda tüüpi nagu investeerija, siis mina ütleksin, et sinu hääl võib kindlasti minna Isamaale. Isiklikult mulle meeldivad rohkem sellised kiired kasumid, et ma ei ole päris kindlaks nende poolt. Aga et te saaks oma otsused teha, ma loen paar punkti ette, milles nad seisavad. Neil on 10 punkti ja meil on kõik ette, aga üks nendest 10 on näiteks eesti keele ja kultuuri eest. Okei, lihtsalt eesti keele ja kultuuri eest. Ja nad ütlevad... Kas nad võtavad eest midagi ära või kuidas see käib? Nad ütlevad kvaliteetne ning kättesaadav eestikeelne ja eestimeelne haridus peab algama lasteaiast. Mina ütleks varem, peaks algama palju varem. Võib-olla vanemate lasteaiast juba. Võib-olla, ja isegi võib-olla miks mitte veel varem. Okei, nii vara kui võimalik, sa ütleksid. Ma ütleks jah, et nagu lapsevanemad, aga siis nende vanemad ja tegelikult lihtsalt läheme mööda seda ketti edasi ja alustame ikkagi täiesti sealt kõige nullist. Adam ja Eva, nagu sealt kõige nullist, et esimesed seal elulätte Mesopotaamia ringist, et seal juba oleks eestimeelne. Jah, ühesõnaga, et siis kõigile eestikeelne piibel ja alustame selle lugemisega. Aga see on täiesti, sellega ma olen küll täiesti nõus. Mida varem, seda parem on ju. Ja seda kiiremini me saamegi kõik kogu maailma eestlasteks. No minu jaoks on see, et mul ei ole suurt vahet, nagu mis muidu Eestis on või toimub. Nii kaua, kui on selge, et kõik on lihtsalt eestimeelne. Eesti keeles ja eesti meeles. Ja. Et isegi ausalt öeldes Eesti riiki peab eksisteerima minu jaoks. Nii kaua, kui Eesti meel on. Ja võib-olla ühendada nagu see idee Eesti 200 selle trolliühendusega, et võib-olla siis laadida üles ka see Eesti meel vaikselt niimoodi igale poole ümber riiki ja siis lasta sellel nagu niimoodi naturaalselt nagu laiali valguda mööda ilma. Absoluutselt. Ja, aga veel paar punkti, mis need ütlevad, on koduomanike eest. Need nad tahavad ka nagu nende eest siis teha. Ja, mul ikka tunne kogu aeg, nagu nad tahavad midagi ära võtta nagu eest. Mul tunne neil on selline, nagu nad hoiavad sellist nagu võrdväärset balanssi nagu kogu aeg, et nagu üks asi ei saa eksisteerida ilma, et teine asi langeks. Aga kahjuks nad ei ütle nagu täpselt, mida nad tahavad eest ära võtta. Või äkki see on nagu nad pagevad. Me pageme koduomanike eest. Mul on kergelt võib-olla tunne, et äkki nad lihtsalt kardavad natukene. Need on ka ettevõtluses, võib-olla kardavad seda ka, siis nad lihtsalt vaatavad seda börssi ja nad on lihtsalt, kuulge,
kuulge, ma ei saa aru. Kuulge, ma lihtsalt ei saa aru, ärme tegele sellega. Ja võib-olla on see, me jookseme heade ühenduste ja taristute eest või me jookseme valitsemise eest lihtsalt üleüldiselt, mis on väga nagu, tead, mis selle nimi on, nimi on nagu see reverse psychology on see, et sa ütled ei midagi ja teine inimene, kes kuuleb seda, mõtleb, aga ma tegelikult tahan vist seda. Nii et väga huvitav on, et nad valinud selle tee. Ja, nad jooksevad koduomanike eest, sotsiaalse turvalisuse eest, rahva tervise eest isegi, need isegi kardavad. No, see on vist, tõesti kardavad. Hei, tänapäeva maailmas meil on ikkagi pandeemia käib ja Eesti on suhteliselt tipus, et võib-olla on see isegi õige mõte, et jooksed. Võib-olla, ja lihtsalt mine ära. Et ühesõnaga, Isamaa seisukoht, nagu me siis aru saame, on lihtsalt eest ruttu ära. Enne kui tuleb. Nii palju asju tuleb, lähme lihtsalt minema. Et kui see on midagi, ja siis nad tulevad 20 aastat pärast võib-olla tagasi ja siis võib-olla nagu juhtub midagi, et kui see sind valijana kõnetab, siis kui sa lihtsalt kardad ja tahad ära minna, siis hääleta Isamaa poolt. Ja siis on võib-olla, sa jõuad ikkagi hüpata nende trolli ja nende trammi peale ja saad koos nendega minema. Ruttu enne. Ruttu ära enne, kui kõik see ettevõtlus ja koduomanikud tulevad. Räägime natukene rohelistest. Ja liikudes edasi siis Keskerakonna programmi juurde. Keskerakond on sellises kummalises kohas, eks ju, et sul on justkui on võite palju. Te olete olnud Tallinna linnas kindlasti ikkagi siukene nagu siukene puuk või kuidas ma ütlen, siukene kasvav umbrohi või ma ei tea, mis sinu metafoor oleks? Ristikhein ma tahtsin öelda. Jah, see on ma ei tea miks, aga mis tuli pähe. Nii et see on see, et räägime nagu spetsiaalselt Tallinnast ja nende nagu kogu siukene kind of point on see, et esiteks see on tehtud juba. Nad alustavad. Okei. Mis see huvitav asi on see, et nagu hei, me juba nagu, see on juba nagu miks me üldse räägime sellest, kõik on juba korras, kõik on done juba ammu nagu, võib-olla te ei saanud memot, et nagu, et te ei tea, et tegelikult on tehtud. Ühesõnaga, mis on tehtud, on siis see, et nad on perele toetust andnud, pensioni lisa, nad on hoidnud Tallinnast tervist ja roheline pealinn ja abistame koroonakriisis. Ja need kõige seda on tehtud lihtsalt. Nii et nemad lähevad teiste, nad teid lubadusi, nad lihtsalt ütlevad, näe. Jah. See on väga huvitav strateegia, huvitav, et ükski teine erakond pole nagu mõelnud selle peale, et kuulge, nagu teeme kõik asjad enne valimisi ära lihtsalt. See on ju nagu, kui mina mõtlen praegu, minu jaoks Keskerakond tõusis just number 1 kohale, kelle poolt hääletades, nagu see kõlab nagu, see tundub väga lihtne. Jah, sest tegelikult juba on kõik. Aga siit tekib muidugi küsimus sulle kui poliiteksperdile, aga mis siis juhtub, kui... Ma ei taha poliitiline olla, aga jah. Sa oled poliitekspert, aga me räägime apoliitiliselt. Mis siis juhtub, kui, neil on kõik tehtud, on ju, ütleme, et ja me hääletame need võimu, aga mis juhtub, kui 2 aasta pärast on vaja midagi uut teha? Mis nad siis teevad? Mis siis juhtub? Ma arvan, et 2 aasta pärast, kui sa arvad, et sina arvad, et Tallinnast on midagi puudu, see jõuad siukse punktini, siis ma arvan, mine oma kohaliku Keskerakonna liikme juurde ja küsi, ütled, hei, aga see, ja ma arvan, et suhteliselt ruttu sa saad tegelikult aru, et see on tehtud. Et nad on kõik ära teinud juba? Jah. Liikudes edasi, kas meil on meil veel üks erakond ju? Paar tükki on. Ma räägiksin paar sõna sotsiaaldemokraatidest. See on nüüd siis huvitav partei, kes nagu siis väga niimoodi otseselt ja julgelt seisab demokraatia eest. Ta on ainuke partei, kes on nagu selgelt välja öelnud, et meie arust demokraatia on okei. Ja me toetame seda. Väga julge. Väga julge. Ja üks nende alustalasid siis nagu, mis saab mõistet demokraatiat paremini muidugi, aga üks nende alustalasid on võrdsed võimalused ja need ütlevad, et esimene asi, me ütled, on naiste hääl saab kuuldavaks. Mis on, minu arust on suur probleem on Eestis, et nagu naistel lihtsalt, nad räägivad, aga keegi ei kuule neid, sest need on lihtsalt nii vaiksed. Ja siis sotsiaaldemokraadid tahavad siis, ma ei tea, kas mingisuguse tehnoloogia või millegi läbi
siis teha need hääled nagu audio mõttes lihtsalt kuuldavaks. Jah, see lihtsalt, nemad on puhtalt ikka mehaanikud ja tehnilised inimesed, et nende jaoks on ikkagi, et noh, kuidas me ruuporitega seda kõike saavutame. Ja saan aru sellest, need on ikka tööinimesed, on sotsid. Ja. No mulle ilmselt meeldib see idee, et nagu raske on küll mõnikord. Lihtsalt rääkida naistega nagu mul. Jah, sa oled seal džunglis, Haapsalus klubis ja ma olen isegi näinud, et ma näen võib-olla probleem Max on selles, et sa räägid nii vaikselt, sa räägid meeletult vaikselt. No ma üritan, nad räägivad, aga nad üldse ei räägi, ma üritan nagu vaikselt täiesti tagasihoidlikult nagu alustada. Ma ei taha nagu kohe peale hüpata oma suurte ütlemistega. Ma arvan, et võib-olla oleks hea see, kui sa räägiksid minna Keskerakonna liikmega ja tegelikult sa saaksid väga ruttu aru, et tegelikult tehtud juba. Sa juba said, nagu sul on juba naine ja lapsed. Mul juba on tüüruk ja okei. Kuule, võib-olla tõesti. See on juba võib-olla tehtud juba kõik. Okei. Ma proovin seda, vaatan, mis saab. Mis veel paar punkti siit sotsidelt, kaasame noori ja eakaid. Et nad siis tahavad, et nagu mõlemad pooled hääletaksid, mis on ka selline natuke drastiline võib-olla üldiselt erakonnad nagu valivad ühe või teise. Kuidas see nagu mõjutaks sinu arust, et kui me laseksime nagu noorel ja vanal inimesel sama asja poolt hääletada, kuidas see nagu mõjutaks? No minu arust ikkagi, ma arvan, et see on hea mõte neil, nagu nad balance'ivad üksteist out'i, nagu kui see on nagu 1 pluss -1, siis on vastus on 0 ja tegelikult tuleb siuke nagu pidev 0, kus mitte midagi tegelikult ei juhtu. See on täitsa hea mõte. See on selline sarnane selle Keskerakonna stiilil, et nagu mitte et otseselt on tehtud, aga nagu mitte miski ei muutu. Jaa. Ma ütleks omalt poolt sotsidega, nende programm on lihtsalt natukene liiga tehniline ja spetsiifiline ja siin on nagu mingid väga nagu protsessid välja toodud nagu sõnadega ja mina tegelikult tahaksin rohkem pilte. Käskusid, nagu Eesti 200 tegi ja pildid on ka hea mõte. Võib-olla lihtsalt pildid panna siia kõige seal teksti asemel, see on lihtsalt nii igav minu jaoks. Et ma tahan lihtsalt näha, lapsed mängid jalgpalli. Keegi vanem naisterahvas on kiige peale, sest mis kohe mõtlen, okei, vanemad naised võivad kiikeda. Jaa, ise, me oleme kõik noored südames, see on nii tore. Jah, ma ei tea, sotsid ei ole päris minu, aga liigume edasi näiteks siis EKRE, Eesti Kristlik Reformierakond vist? Jah, Eesti Kristlik Reformierakond. Nendel on suhteliselt lihtsalt kirjutatud ja jälle nagu hea nagu alternatiiv sotsidele, kus on lihtsalt ikka väga üldiselt kirjutatud, et neil on 5+, mida nad siis teevad. Ja kahjuks ma pidin tõlkima vene keelestele, mis oli kummaline, aga ühesõnaga siin on kirjas, me seisame vankkumatult Eesti riigi ja rahva kaitsel, me tagame Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. See oli siis, algus oli vene keeles täiesti kõik see jutt, aga sain tõlgitud, aga et ühesõnaga tore kuulda ja tore oli nagu harjutada vene keelt tegelikult. See oli mõnus, et nagu, ma ei teadnud, kuidas vene keeles öelda, me ei kummarda võõra võimu ees, aga tänu EKRE-le ma nüüd oskan seda öelda. Võt. Ja see on siis, EKRE minust üldiselt nagu rõhub väga palju haridusele ja sellisele hästi nagu laiale arusaamisele ja erinevatele vaatepunktidele. See on tore, et nad nagu avaldavad oma valimislubadusi mitmes keeles. Jah, nad on selles mõttes, konservatiivsus on alati olnud niisugune rahvusvaheline asi ja seda on näha nagu EKRE selles programmis ka, et nad on ikkagi rahvusvaheline erakond. Kui ma ütleks võib-olla ühe asja, ma ütleks, kui Keskerakonnal oli tehtud, siis ma arvan, et EKRE oleks hea, kui lihtsalt väga lihtne slogan ei. Ja lihtsalt ei olegi vaja kaugemale minna. Sest põhimõtteliselt, kui ma loen kõiki nende lubadusi, siis need on enamasti lihtsalt ei. Või variatsioon sellest.
ei taha. Ei taha. Jah, ja see on ka mingil määral selline, noh, kui Eesti 200 kamandab, on ju, see lihtsalt ütleb, et me lihtsalt ei tee. Et nagu, kui sa, noh, see on ka siuke hea lihtne inimesele, nagu hea lihtne aru saada, et kui sa ei taha, et midagi tehtaks, siis, siis on, vaata, siin on niisugune erakond sulle, kes ütlebki sulle, ei saa. Jah, ei ole otseselt minu erakond, aga kui see tundub huvitav, siis võta Google Translate lahti, mine nende lehele ja tõlgi see vene keelest eesti keelde ja või võta lihtsalt sõber, kes oskab vene keelt Narvast või keegi, kes oskab nagu rääkida sulle, mida EKRE siis lubab. Ja siis sa saad ka teada. On meil nüüd jäänud keegi veel? Keegi peab veel olema ju. See ei saa olla nii vähe neid. Ma tahtsin hästi ruttu rääkida tegelikult ühest nii-öelda valimisliidust, mis lihtsalt huvi pärast ja see on midagi, mida mina Tallinnas on jäänud silma mul. Milleks on siis Anija valimisliit, ühendusprogramm ja nemad siis põhimõtteliselt, minu eest väga mõistlik. Nad räägivad siis spetsiifiliselt näiteks, et nad teevad Peeter Suure nimelise merekindluse, tõstavad esile ja näiteks Vääna metsa liikumisrajad plaanivad siduda Sõrve tee äärse kergliikumisega. Ja see on nagu siuke spetsiifilisus, et nad ranniku matkatee plaanivad rajada ja tegelikult ma jälle jäädes nagu erapooletuks ja ikkagi apoliitiliseks. Minu hääl ilmselt läheb Tallinnas Anijale. Ja ma soovitan kõigil, kes on nagu ikkagi mõelda, hääletada või siis mõelda. Ma nagu lihtsalt korraks nagu segaks vahele, ma ei taha nagu sinu apoliitiliste varvaste peale astuda, aga kas mitte Anija, kas ei ole mitte nagu väljaspool Tallinnat? No see on niisugune asi, kus jälle... Nagu kuidas, sina oled ju tallane. Ja, ma olen tallane ja ma olen ikkagi on tükk aega tallane ja olin tallanas oma erakonda niimoodi, aga tegelikult, mis on võimalik ja millest eriti ei räägita, on siis see, et sa saad kirjutada sisse sinna sedalile tegelikult, mis sa ise tahad. Et sa saad write in note, vote. Et täiesti võimalik on hääletada Anija valimisliidu poolt. Ja miks mitte? Sest et kui sa ei hooli sellest, et Diskres ei ole kooli tallinlasena, siis mis eestlane sa üldse oled? See on tõsi. Kui on ma saan aru, mis sa mõtled. Ja kui on üks piirkond Eestis, millel on hädasti abi vaja, siis see on Diskre. Ja ma mõtlen ka seda, et nagu kõik ülejäänud KOV asjad olid nii üldised, on ju, me rääkisime nendest. Kui tore on see, et sul on üks spetsiifiline lubadus, mis on see, et vajame veel üht Diskre kooli. Selge. Teeme selle tee korda. Jah, spetsiifiliselt. Ja kui me ütleks midagi nendele erakondadele, siis et hei, võtke nagu üks lehekülg sellest Anija ühendusest ja tekib ülispetsiifiliseks nende programmid. Okei. See on tore teada, et kuulda, et sa saad siis tegelikult, et sa ei saa ainult oma kodukohta mõjuta, vaid saadki nagu Eesti tervikuna nagu anda nagu oma hääle maksma, kui sa oled mingil toredal reisil Lõuna-Eestis ja näed mingit ägedat vana mingit kultuurikeskust midagi, mis on rusudes ja sa tahad seda parandada, siis sa saad teha seda. Absoluutselt, kõik on võimalik. See on tegelikult väga tore, võib-olla ma julgustakski võib-olla siis nagu Eesti rahvast üleüldiselt niimoodi, et nagu ära ole nagu piiratud sisse oma sellest valimissedelist, mis sa saad, nagu mine lihtsalt käi ringi mööda Eestit ja leia midagi, mis sind kõnetab. Võta üks moment seal valimis dušikardina taga ja mõtle, kas Türisalu oleks vaja ühte spordiparki? Nagu Anija valimisliit soovib, et oleks. Võib-olla Saaremaal on saarlasi, kes nagu ei julge avaldada oma arvamust tulevesti kohta või midagi. Tee see otsus nende eest. Nagu ole vapper, võta siin initsiatiiv, on ju. Aita oma kaassaarlasi. Ma ütlen täiesti ausalt, vahel on niisugune tunne, et keegi ei mõtle
Anija peale või et kas seal Sõrve tee ääres on ikka okei või mitte. Või kus see üldse on. Jaa, et see on tõesti isegi hirm, märkan öösel üles karjudes ja mul tekib, kas ilmselt tead, kus Ani on. Ehk ma pean võtma kaardi välja ja tulema näitama sulle, et vaata, ma tean, see on siin. Okei, nii tagasi tuttu. Ja see aitab alati ja siis šokolaad, mis pärast ma saan ka väga tore. Meil jäi paar tükki tegelikult, hüppame korraks tagasi, sest meil on Vaba Eesti ja Tulevikuerakond, mis on ka sellised, nad eksisteerivad. Nad on ka, nad on nagu Pluto, nad on ka seal. Ja, nad pikka aega peeti neid planeediks, aga nüüd muudeti ära, et nad ei ole enam tehniliselt erakond. Ja samamoodi Eesti Tulevikuerakond, kui praegu on erakond, aga ilmselt võib-olla ühel hetkel siis definitsioon muutub. Ja. Ma ütlen neile muidugi Tulevikuerakond, neil on päris palju lubadusi. Neil on 50 lubadust kokku. Wow. Nad läksid siis seda sükest kvantiteediteed. Kvantiteediteed läksid, jah. Nad kahjuks ei kasutanud seda taktikat, et kõik juba ära teha enne. Juhis neil pole ressursse piisavalt, aga selles mõttes tore on lugeda kõik need 50 läbi ja siin all on ka näha, et tegemisel hetkel on 0, tehtud on 0 ja blokeeritud on ka 0. Nii et selline suht neutraalne olukord, et pole millegagi alustatud, aga pole ka tagasi astutud, mis on tore. Nad veel ootavad, et panna see jalg gaasipedaalile ja tõesti panna 100-ni välja, et nemad on 0 juures. Nad on veel töökojas ja ootavad, et need pidurid veel ikka kinni kruvitaks ja et enne julge ära minna, aga mis siin paar punkti on? Välispoliitika peamine eesmärk on kaitsta Eesti rahvuslikke huve. Okei. Et siis põhimõtteliselt, et kui sõjaks läheb, siis nagu täiega. Jälle, miks nad ei kirjuta nii? Jah, see on, mis mina välja loen. Tõesti nagu imelik sõnakasutus. See on sama keeruline kui nagu tõlkida seda EKRE valimisprogrammi. Jälle, oleks palju lihtsam, kui oleks siis pilt, on ju. Lihtsalt suur tank, mis seisab kuskil Arc de Triomphi peal või midagi Eesti lipuga, on ju. Väga selge aru saada. Sinimust-valge tank. Jah. Jah, ma arvan, et mis iganes selle erakonna nimi oli, mul läks juba meelest ära, aga ma arvan, et neil on hea šanss ikkagi ka korjata paar 10 häält. Jah. Ma tahtsin ruttu, on sul midagi veel? Ei, ma nägin, muudame riigi lihtsamaks ja tõhusamaks. See on jälle, nagu kuidas, on ju? Ei ole nagu täpsust. Ma arvan, et see on selline, nagu see ei ole tegelikult ju... Muudame, ma olen lihtsalt kirjas, muudame haridusprogramme. Okei. See on nagu, kui... kus lihtsalt nagu, mõned inimesed mõnikord tahavad nagu... Mõned lihtsalt ei ole seda, nad tahavad mingit muutust. Nad lihtsalt tahavad midagi, on ju. Mõnikord sa ei lähe filmi vaatama, et näha mingit head filmi, sa tahad, et see oleks taustal lihtsalt mingi müra, on ju. Et kui see on midagi, kui sa tahad lihtsalt... Või nagu minu vanaema, kes lihtsalt iga pärast lihtsalt tõstab mööbli oma korteris ümber. Lihtsalt, et teha seda. Mõni inimene tahab, on ju, mõni lihtsalt naudib, mõni teeb sellise pere väljumise. Lähme lihtsalt valima ja lihtsalt, et meil oleks lõbus ja tore ja hea. Meil kõigil on olnud momente, kus me helistame oma lemmik toidu kohta ja ütleme, too mulle süüa. Yeah. Ma tahan süüa. Ma tahan süüa. Nemad peavad nagu hakkama saama ja tooma sulle midagi. Ja loodetavasti see ühtib sinu nagu vaadetega. Ei, niikuinii ühtib, sest et sa said süüa. See on see, mis see on või kuidas see tuli. Või... Haridusprogramm muutub nii või teisiti. See on kindel, see on sätestatud, see on okei, see on teada. Ma tahtsin hästi ruttu rääkida natuke meie sõbrast Veiko Huusest. Kas ta kandideerib või? Tal on oma erakond, Vaba Eesti. Ja mulle soovitan kõigil lugeda see programmi. Seal on päris häid väikeseid selliseid momente. Näiteks see, et nad haiglad asendavad tervisenõustamiskeskustega. Millegi pealt mul tekib pilt lihtsalt suurest telgist, kui ma kuulen sellist, aga ja nad räägivad nagu lihtsalt väga sellist, ja siin on kergelt läheb juriidiliseks ja keeruliseks see tekst,
Näiteks nad ütlevad, et läbi aegade on loodud niinimetatud riiklikke institutsioone, mida on positsioneeritud vaba inimese, sulgudes vaba looja ning algallika suure A-tähega vahele ning mis on allutanud vabad inimesed kunstlikele reeglitele. See on küll üle minu pea, seda sa pead nüüd, ma ei saanud küll, see on liiga poliitiline minu mõistuse jaoks. See on puhtalt juriidiline tekst, see on väga keeruline aru saada, see on, kui sa loed mingisuguse teadlase uurimustööd, siis samamoodi seal on terminid ja sõnad, mis lähevad lihtsalt üle pea. Ma arvan, et vaba inimese sulgudes vaba looja lihtsalt tähendab notari ja inimese vahelist suhet ilmselt. Algallika siin, see on ilmselt kohtusüsteemid kuidagi. Ühesõnaga, kõik on väga keeruline siin ja... Üks asi muidugi, mis neil on, mis tegelikult mulle väga meeldib, sest mina nagu veits andsin nagu Veikole selle idee, neil on oma raha ja rahasüsteem, mis on, see on tore, et nad lõpuks kuulda võtsid, sest mina juba 2012 juba eurovalimise ajal ma juba ütlesin, me rääkisime Veikoga, me istusime seal St. Patrickus ja sellel südaööl, kui see raha vahetus. Mõtlesime, et no kuule, nii ikka ei saa. Et okei, meil võib-olla kroon ei ole kõige parem, aga vähemalt see on meie enda oma, see on meie süsteem. Ja me oleme Veikoga vaikselt siis üritanud välja mõelda sellist uut süsteemi ja mis meie idee oli tegelikult oli põhimõtteliselt kallid käesurumised ja musid. Ja et siis see on siis ka lähtub sellest inimväärtusest nagu, et see nagu, sa ei anna raha teenuse eest, vaid sa annad lihtsalt häid emotsioone, häid tundeid ja et näiteks lähed poodi, tahad on ju osta piima, mune ja nuudleid, siis on 4 kallit. Ja nagu Veiko ise siin on kirjutanud, siis rahavaba ühiskond oli 1000 aastaid tagasi ja siis elasin inimesed harmoonias. Nii et Veiko tihti unustab ära, et ta on nii vana. Nii vana. Ma arvan, et üldiselt on ka hea, nagu kui sa mõtled valimisprogrammidele, siis viidata ikkagi 1000 aastat tagasi, kus oli palju harmoonilisem aeg. Palju paremad ajad, ja siis samamoodi lihtsalt vahetasid oma sea on ju käesurumise vastu. Siin on su viga, siin on su kalli. See kalli, elu läks edasi on ju ilusti. Ja siis, kui raha tuli, siis läks kõik hukka. See oli see, mis kõik viis alla mäge. Ei olnud need kruseidid ja ristisõjad ja ei olnud Martin Luther, kes piibli ära hävitas või midagi. Oli see, kui Eesti kroon tuli. Veiko. Ja see on huvitavast, et ta muidugi järgmised paar paragraafid räägib sellest, kuidas iga eestlane hakkab saama raha, mis muidugi siis ilmselt tähendab seda, et sa lähed oma Swedbanki kontosse ja vaatad, et mitu kallit. Ja palju sa võid nagu ära anda. Mitu kallit ja mitu senti sul on. Ja mis pikas perspektiivis ka tahab, et oleks nagu kell või Apple Watch või midagi, mis nagu hoiab nagu tracki. Nii, et iga kord, kui sa teed selle kalli, siis ta automaatselt nagu märkab, või käe surumine, ta saab aru, kui sa raputad kätte. Tore on see, et nad ütlevad, et nad kasutavad igapäevaelus ja igas valdkonnas ainult tervisele ohutuid tehnoloogiaid, tooteid, teenuseid ning vaba energia lahendusi, mis on väga hea, sest et tegelikult teised erakonnad ei öelnud seda. Ja mis mul tekib tunne, et nad kõik ilmselt kasutavad ohtlikke asju. Järeldan sellest Kui nad spetsiifiliselt ei ütle, et nad kasutavad ohutuid tehnoloogiaid, siis ma eeldan, et Keskerakond, EKRE, Reform, sotsid, nemad kõik kasutavad väga ohtlikke tehnoloogiaid. Neil on kõik lihtsalt tuumaenergia peal. Ja tuumaenergia peal, aga kas me saame seda kuidagi ohtlikumaks veel teha? Küsivad kogu aeg. Kleebivad noa külge või midagi oma telefonile igaks juhuks. Et edu Veikole. Ja kas see on, see on nüüd küll kõik okei, nüüd on vist nagu siuke hea kogus erakondi. Jah, ma arvan, et võtame kokku. Võtame kokku, anname võib-olla kes paar üleüldist nagu tipsi ja triksi, et kuidas üldse valima minna, kui see on siuke nagu, kuidas ennast ülal pidada valimisjaoskonnas ja kuidas mitte nagu piinlikust valmistada kellelegi. Ja kokkuvõtvalt siis Reform tahab lõpetada kaevamise ja Tallinna uuesti ühendada. EKRE on siis, ütleb nii, et
lihtsalt niet, nii magu. Ja nii primaju, niet, lihtsalt ütleb erinevaid siukseid eisid vene keeles. Isamaa liit lihtsalt kardab ja läheb ära. Ja võib-olla tuleb kunagi tagasi. Rohelised on siin ja siis kohe Keskerakond on kõrval. Ja Keskerakonnast rääkides, siis tegelikult Keskerakonnaga see, et on kõik juba valmis, kõik on juba tehtud ja Keskerakond ütleb, laiuseb käsi, ütleb, hei, miks me üldse teeme siin mingid valimisi, nagu kuule, kõik on juba ammu ära lahendatud. Ja sotsid siis on, no ausalt, mina ei mäleta, see oli nii tehniline ja keeruline, ma täpselt ei saanud aru midagi häälte ja naistega ja mingi relvad või midagi. Ja, ei saanud. Väga keeruline. Ärge neid, pole vaja. Ja, pole mõtlesin, et kõrvale panna, see ei ole, kellegi pole aega. Kui sa tahad mingisugud spetsiifikad nagu aru saada, mida erakond nagu protsessi mõttes tõesti teha üritab, siis võib-olla sotsid on sinu jaoks, aga liikuda edasi tulevikuerakonna poole, siis tulevikuerakond ta on seal, ta on nagu kaugel. Ta on nagu, kui sa oled nagu seal Munamäe tipus ja vaatad ja siis sa näed nagu häguselt, et seal on üks šükene keegi lepitab seal. Ja, Talvik hüppab üles alla ja nagu üritab, hei, et nad on seal ja kui sul on pikk silm, hei, võib-olla siis. Ja võib-olla, kui sa tahad lihtsalt hääletada, lihtsalt nagu hääletamise pärast, võib-olla vali neid, see on nagu kõige süksem, neutraalsem. Ja hei, tagajärg on selge. Haridus muutub, süsteem nagu lihtsalt muutub. Ja, see lihtsalt muutub. Nad on hea nagu võrdlus sotsidega, et nemad ei lähe üldse spetsiifiliselt, nemad lihtsalt teavad, hei. Me teeme midagi. Jäta meie oleks, me teeme asja. Ja, küll me jõuame kunagi selleni. Ja siis on Vaba Eesti / Veiko Huuse, kes siis ma saan aru, rebivad kõik haiglad maha ja palkavad väga palju juriste ja lihtsalt räägivad heaolust ja väärtustest ja viskavad kõik, põletavad kõik raha ära ja siis lihtsalt nagu on sellised toredad ja inimväärtuslikud. Jah, Vaba Eesti, kui sa mõtled Vaba Eesti peale, siis mõtle 1000 aastat tagasi ja tegelikult see... Mõtle selle, kuidas elu siis oli ja siis sa mõistad, mida Veiko Huuse tahab. Okei, aga ütleme siis, esiteks lihtsalt valimisprotsessist rääkides varakult kohale minna. Mina tavaliselt lähen mitu nädalat varem pikniku korviga ja elan seal telgis, põhimõtteliselt seal ees, ukse ees, ma tahan olla esimene. Ja, sest et kes esimesena selle valimiskünnise ületab, see on siis, et kes esimene põhimõtteliselt üle ukse läve astub, on siis tema hääl loeb kõige rohkem ja siis pärast seda hakkab niimoodi protsentuaalselt aina väiksemaks minema, et kui sa oled 50 000, kes hääletab, siis su hääl loeb umbes 0,8%, 0,8 tervikust. Et siis mida kiiremini kohale saad, seda rohkem su hääl loeb. Alati tule ikka kingitustega, ära tule ainult enda toiduga, too šokolaadi, too inimestele, jaga inimestele asju laiali, nänni, küsi, mida nad, kelle poolt nad hääletavad, ürita nende meelt muuta. Vahel, kinkekaardid, mõni võib-olla tahab raha, see on ka fine, too raha kaasa ja kallid muidugi, kui sa nagu rohkem Vaba Eesti poolt. Kui sa oled nagu väga selline kirglik valija, siis üks väike trikk, mida teha on, et nagu rohkem valida, on, et mine tööle valimisjaoskonda, nagu sedeli lugejaks. Ja siis sul on väga kerge ligipääs igale valimissedelile, saad need lihtsalt natuke ära muuta. Kui sa lihtsalt vaatad peale ja mõtled, et kuule, see ikka ei ole õige. See ikka ei ole hea. Et see on parem. Me ei taha, me ei taha nagu poliitiliseks minna tänases osas. Aga jah, kui see on ilmselged nagu tegelikult inimene panid sellest kastist mööda selle linnukese, siis lihtsalt tõsta seda üles või alla poole või kuhu iganes vaja. Ja see on väga kerge muuta seda, et võtta see keerab pliiats ümber ja kusut ära ja see ei ole midagi keerulist. Ma ütleks omalt poolt ja see on nüüd väga hea tips and tricks. Reaalselt seal valimis kardina taga selles väikses, kuidas sa ütled, boksis või? Sealt saad olla
nii kaua, kui sa soovid. Keegi ei saa sind välja visata sealt. Legaalselt põhiseadus on võimaldanud sulle tegelikult põhimõtteliselt teise kodu paariks nädalaks. Alustad ju e-häältega, juba lähed sinna sisse ja võtad kaasa oma mikronahju, oma võib-olla mingi arvuti, millega mängida ja need asju ja elad seal lihtsalt rahulikult. Keerulisus tuleb lihtsalt torude vedamise sükese asjaga. See üldiselt ei meeldi inimestele, aga kui sa saad kinni hoida või mis ühesõnaga. See on su põhiseaduslik õigus on elada seal põhimõtteliselt. Ja pärast seda, kui sa oled oma valimiste teele ära andnud, siis ja see on siis sa saad šokolaadi valimistädidelt ja kui nad ei anna sulle seda, siis sa saad uuesti valima minna. Et jätta see meelde ka endale, et kui keegi unustab ära, siis sul on jälle legaalne õigus. Sa pead minema nagu valimisjaoskonnast välja ja siis tagasi tulema ja ütlema, et vabandust, ma ei saanud šokolaadi eelmise hääle eest. Okei, mine uuesti. Ja et kui see võib juhtuda ka mitu korda ja see on põhimõtteliselt sellele ei ole piire. Et iga kord, kui sa ei saa seda väikest kuldse šokolaadi medaljonit, siis uus hääl. Ja igal juhul lihtsalt üldiselt on ka hea mõte lihtsalt käi erinevates kohtades. Käi erinevates kohtades hääletamas ja proovi ja vaata, testi seda süsteemi, testi meie demokraatiat. Tihti öeldakse sulle ei, aga see ei tohiks sind peatada, tule tagasi, tule maskiga, sa oled pannud uue mingid prillid ette ja proovi uuesti. Ütled sa, ma lihtsalt katsetasin, ma lihtsalt proovisin. Ma mõtlesin, kas meeldib, ma tahan uuesti nüüd. Hea mõte on ka lihtsalt see, kui sa lähed valima ja sa oled oma hääle ära teinud, kirjutanud kõik sinna sedelile ära, siis lähed selle valimiskasti juurde. Hea mõte on lihtsalt hüpata selle valimiskasti juurde järsku ja tõsta see üles ja testi lihtsalt, kas seal on üldse midagi sees. Viska see vastu põrandud katki ja vaata, kuidas kõik valgub laiali ja siis viska oma hääl sinna sekka, sest sina ei tea, vaata, nad ei tea seda järjekorda, vaata siis. Nemad ei tea, kes sa oled tegelikult, vaata. Ja siis jookse ära. Täpselt. Hästi ruttu jookse ära, igaks juhuks. Ja siis põhimõtteliselt siis, kui valimistulemused tulevad siis sellel viimasel päeval, kus ametlikult teada antakse, siis lihtsalt väga hea on lihtsalt nagu striimi seda. Tee siuke väike nagu kokku tuleks sellest ja kutsu sõbrad külla ja vaadake ja vaadaks nagu, kui see on põhimõtteliselt nagu reality show hakkab toimuma seal. Ja see on lihtsalt lõbus ja mulle meeldib vaadata seda. See on lihtsalt siuke väike, mitte nii poliitiline tips and tricks, vaid lihtsalt meelelahutus. Nagu see mõttes kõik ei ole nii tõsine. Nagu valimised peavad ka lõbusad olema. Ja, absoluutselt. Ma toonitaks ka kõigile, et eks siis tuleval nädalal, mis meil tuleb, on põnev valimiste aeg ja minge kõik tehke oma otsused ja tuleb põnev nädal kindlasti. Ja teeme siis võib-olla saate lõpetuseks, kuna eelhääletamine käib juba, teeme siis nagu avalikult, aga selles mõttes teeme siis oma otsused ja lähme siis sinna valimispunkti. Siin ma kirjutan sisse valimised.ee. Ja nii põnev on nagu kindlasti kuulajal ka kuulda, kuidas nii-öelda need esimene hääl visatakse nüüd siin. Et me olemegi siin kõige esimesed, nendest me hästi varakult lindistame ja mis on? Seal on ma refreshin. Sorry. Oota, mis see tähendab, Mart? Oota, sa oled e-hääletamine on lõppenud. Okei. Me magasime. See ei ole, kas peame koha peale minema siis? Oota. Ma vaatan valimisjaoskonnad. Valimine on lõppenud. Okei. Mõne võtbala. On sul meeles, kuidas me tegime selle diili kunagi, et kui oli see aja, nagu läksime nagu suve aja peale üle, siis ma mäletan, me olime tollel ajal väga vihased selle süsteemi peale ja ma mäletan, me ütlesime, et okei, me lähme siis terve nädal tagasi või. Kas
Oota, täna on siis juba 18 või? Jaa. Mitte 11. Ma arvan, et tundub, et ühel neist erakondadel oli õigus, et tegelikult on juba tehtud. Juba tehtud. Isegi valimised olid tehtud juba. No jah. Okei. No tore. Ja teeme siis järgmiseks aastaks siis need. No ma tegelikult omalt poolt ma ütleksin, valimine, see on fucking, you know, demokraatlik protsess on niikuinii nagu perse kukkunud, selles mõttes, kuidas sinu üksik hääl nagu see mõttetu, selles mõttes, you know, mis on tegelikult nendel erakondadel üldsegi vahet, ei ole midagi, on ju. Lihtsalt panevad oma mehed pukki, oma naised pukki, nad jäävad sinna ja nii et tegelikult mina ütleks omalt poolt, et pole üldse mõtet hääletada, ära üldse hääleta ja lihtsalt viska terve see süsteem nagu niikuinii nagu kõik need e-hääled niikuinii varastatakse ära ja muudetakse ära ja üldse kõik hääled tegelikult muudetakse ära lihtsalt niikuinii, nii et tõesti ausalt öeldes. Jälle, nagu EKRE ütles, julge öelda nii, et. Või lihtsalt ausalt öeldes, ma ei tea, kas ma võib-olla saan veel nende bussi kätte, ma lihtsalt lähen ära. Nendega ma arvan, võib-olla neil oli tegelikult kõik õigim idee, lihtsalt lähme ära, et nad lihtsalt jooksevad ka valimiste eest ära, mis võib-olla peaks meiega tegema. No see süsteem on mõttetu, selline mingi demokraatia. Need ei suuda isegi kui ei suuda isegi arvestada sellega, et mõnedel inimestel on kell on nädal aega tagasi, nädal aega ees või taga. Mõtle, kui sa oled vanem inimene, see alustab. Kes ei teagi, mis asi kell on, kuidas sa üldse saad? Jaa, või sa lähed oma kodust välja ja sul võtabki nädal aega võib-olla, et jõuda üldsegi. Jaa, sa elad, on ju Kehras ja sa pead minema Tartusse, et valida. Ja tegelikult niikuinii on kliima soojeneb ja maailma lõpp on niikuinii tulemas, nii et see nagu mis. Need paberid niikuinii sulavad ära lihtsalt. Tõesti mõtted. Pohhu. Jaa. Okei. Fuck küll. Okei, thanks Mart, et tulid. Tore lugu ja ma ei tea. Tore. Näeme presidendi valimistel uuesti. Oota, ta ei saagi valida ju. Presidenti. Seda ma ei tea, seda ma pean uurima. Okei. Ma Veikoga rääkima natukene. Okei. No jõudu jaksu Kerstile nii kaunid siis veel on ja okei. Nägemist.